Tihemetsas, Voltveti mõisas ja pargis kogunesid sajad inimesed Tihemetsa vilistlane MTÜ eestvedamisel pika ajalooga kutsekooli vilistlaste kokkutulekule. Kogunemise ajal sadanud vihm ei heidutanud kohale tulnuid, sest rõõm peale pikki aastaid taas kohtuda kaalus selle igati üles. Kõiki laulda me ei saa, kõik ei ole veel pääsnud trükki, kõik ei ole veel valmis ka, see laul on Tihemetsa. Nostalgiat ja mälestusi jätkus endiste õpilaste ja õppejõududel küllaga. Palju lugusid ja emotsioone oli kuulda ja näha igas inimeses, millest võis ka juhuslik mööduja osa saada. Kokkutulekule kogunenud rahvas suulati vana traditsiooni järgselt Tehnikumi spordihoonesse, kus mälestati juba meie seast lahkunuid õppejõude, millele järgnes aktus. Soovin kõigile ilusat juubelipidu. Kui ilm oli ürituse alguses väga vihmane, siis just enne rongkäiku üllatati vilistlasi mõnusa ranna ilmaga, mis kestis kogu ürituse ajal. Kokkutulekust võttis osa üle 1300 osaleja. Kõige vanemad vilistlased viisid meid aastasse 1954, kes lõpetasid 71 aastat tagasi. Märkimisväärne oli ka õpetajate ja endiste töötajate osavõtt, keda oli kokku ligi 60. Väga head õpetajad, väga ilusa koha peal oli meie tehnikum ja kindlasti ääretult toredad kursusekaaslased ja alati tulema rõõmuga kokkutulekule. Ei olnud sellised mingid näklemisi eraldi, meie grupp oli üleüldse selline omaette kokkuhoidjamine. See oli mul koloosi esimees Peipsi ääres ja keegi pidi tulema mehaanikameti peale. Olin sunnitud siia tulema, aga ega ma ei kahetse, see oli väga tore. Märksõna. Üks on masinkiri, mis siin pimesi õpetati ja seda kasutan siiamaani. Et see ei lähe iial meelest, nagu jalgrattasõit. Päeva lõpetas vilistlastest kokku pandud bänd Central, kes tuli kokku tänase päeva puhul, kellel oli möödunud 40 aastat viimasest koosmängimisest. Neid toetasid teised ansamblid Nööp ja Säde, kes olid tulnud vilistlasi tervitama. Selline tore sündmus siis Pärnumaalt Tihemetsast vilistlaste kokkutulekult, mille jäädvustas Valgusmeedia VM24 uudised.